Kaugel-kaugel Eesti kuningriigis oli üks erakond, keda hüüti EKRE-ks. Eksperdid karjumises, rahva ehmatamises või ka Eesti Kremli revolutsioonierakonnaks. Seda valitses 3 kuninglikku karakterit. Kuningas Mart, kelle hääl oli nagu tige traktor, prints Martin, kelle arvamus muutus kiiremini kui ilmateade, ja preili Monika, kes lihtsalt karjus globalist iga asja peale. Neil oli üks üllas missioon: päästa Eesti, Eesti enda eest, keelata kõik, mis liigub: homod, euro, tuuleenergia ja vahel isegi loogika. Iga nädal pidasid nad palees pressikonverentsi, kus esitati suur küsimus: kes on tänane reetur? Rahvas kuulas, naeris ja siis, üllatus, mõned hakkasid neile isegi kaasa elama, sest iga telenovela vajab oma kurikaela. Aga siis tuli päev, mil Mart unustas VPN-i sisse lülitada ja Kremli meilile vastas: jah, boss, kõik läheb plaanipäraselt. Selle peale saatis rahvas kogu EKRE otseteed Narva sillale. Viimased sõnad, mida kuuldi, olid: mis meie mõisast saab? Ja nii said eestlased lõpuks taas magada, ilma et keegi päevad läbi nagu sead aia vahel valeinfot neile kõrva karjuks.